Minu 100 auto omamise projekti 48. autoks sattus täiesti kogemata siuke asi nagu 2010 aasta Mercedes-Benz E350 nelimaatik. Kapoti all veidab ennast 3-liitrine V6 diisel, 170 kilovatti, 560 newtonit väänet, 7,1 sekundit 100-ni. Ma ütleks, et siukse sedaani kohta täitsa tubli tulemus. Kuidas kütusekuluga lood on? Tehas väidab keskmiseks 7. Mina ütleks, et alla 8 pigem ei saa. Auto on raske, 4 vedu, ikkagi võtab. Kuidas temaga sõita on? Lühidalt peab ütlema, et väga mõnus. Ta on siuke mugav, pehme. Kui ma ei teaks, et siin on tavavedrustus, siis ma arvaks, et tegemist on õhkvedrustusega autoga. Aga ei, ta on suutnud selle vedrustuse nii mõnusaks lihvida, et sööb suuremad konalused ja augud kenasti ära kõik. Muidugi see pehme vedrustus natuke annab kurvides tunda, et ta päris kiiresti sõiduauto ei ole. Pigem siuke mõnus kruiiser. Sihtmärk on või sihtturg on olnud natuke jõukam, natuke vanem härrasmees tõenäoliselt. Ruumikusega on siin väga hästi. Pikemat kasvu siuke tüüp. Minu taga on ikka ruumi väga palju. Ma arvan, et see on üks põhjus, miks taksoid seda väga armastavad. Pagass on suur, siin on palju. Ja kogu see, koostöö kvaliteet, materjalid, kõik on ikka nagu väga tipp-topp. Et siukest odavat plastmassi siin ei ole. See on päriselt alumiinium, see on nagu ilus, korralik, tugev. Kõik pinnad on siuksed head ja pehmed. Ja see konkreetne auto on sõitnud 307 000 kilomeetrit, mida auto kohta ei ole üldse sugugi vähe. Kogu see sisemus on sellele läbisõidule väga hästi vastu pidanud. Mercedese nahk üldse on väga kvaliteetne, et on siin praktiliselt kurumiseled puuduvad. Puhasta kreemita, 500 000, nii et auto on endiselt nagu uus seespoolt. Muidugi, kui tahad saab lõhkuda kõike, koledaks teha. Sõit on tõesti siuke meeldiv, ta on sujuv, see käigukast vahetab nii, et sa ei saa aru. Mootorid salongi ei kuule. Pole midagi halba öelda. Kui nüüd võtta kokku, mis võiks olla siuksed E-klassi plussid, ongi see, et ta on küllaltki töökindel, väheste probleemidega. Sõit on mugav, see helisüsteem on siin täiesti fantast. Laulab väga hästi ja see on nauditav. Multimeediasüsteemi kasutajaliidese disain on minu meelest väga hästi õnnestunud. Tegemist on 2010 aasta autoga ja see näeb endiselt siuke okei välja, et nad on suutnud selle omal ajal teha juba piisavalt hästi ajale vastupidavaks. Nuppe on muidugi palju, mis on võib-olla siuke harjumatu asi, et aastal 2010 kolis Mercedese käigu hoovastik siia rooli juurde. Ülimugav kasutada, aga alguses kipub võib-olla nagu kojamehidat kasutades kogemata käiku välja võtma, et võib juhtuda. Ja mis mulle Mersude juures väga meeldib, on nende püsikiiruse hoida lahendused. See on eraldi kangina siin rooli juures. Üles-alla siit väga mugav liigutada, kui tahad kiirust juurde panna maha võtta või resume tõmbad enda poole, et ei pea kuskilt rooli pealt neid nuppe taga otsima. Selles mõttes väga nauditav. See suunatulekang on muidugi siin pisut all ja võib-olla natuke alguses ka harjumatu. Aga selle võrra on siin keskel kõik siuke ilus ja puhas ja konkreetne, et küllast väga hea. Mis ma tooks miinusena välja selle E-klassi juures? Võib-olla see välimus ei ole just siukene, mis paneks pead pööritama, et maitse asi, aga siuke natuke liiga tagasihoidlik ja konservatiivne. Ja üks asi veel, milles ma isegi olin pisut üllatunud, nimelt seda tulevihinat on maantel. Natuke selle klassi kohta mõtleks palju. Võimalik, et tihendid tahavad silikooni saada ja läheb kõik heaks, aga ikkagi mõtleks, et sellega oleks nüüd rohkem vaeva näha. Kokkuvõttena võib öelda, et minu meelest selle põlvkonna Mercedes on küllaltki hästi õnnestunud. Jah, välimus on natuke siuke nagu ta on. Osadele ei meeldi ka see sisekujustus siin. Minu meelest on täitsa siuke šikk ja viisakas. Sõit on väga mõnus, see iste hoiab isegi küllaltki hästi paigal. Aga jah, kurvides ikkagi oleks vaja mingit temmi või mingit muud asja. Jaguar XF näiteks on oluliselt konkreetsem.
et siin on rool üle võimendatud ja see tagasiside roolist on ikkagi siukene aga ei, väga siuke nauditav masin. Kuigi ta sai nagu toodud asendusautoks, siis hetkel on täitsa tõsine dilemma, et kas see auto, mille asenduseks ta tuli, et äkki see peab hoopis minema.